Kaitseväe keskpolügoonil Tapal toimus Kautspataljoni ja Hollandi ühine lahinglaskmine, milles kasutati nii eestlaste soomustransportööre kui hollandlaste lahingusoomukeid CV9035. Viimased saab varsti endale ka Eesti Kaitsevägi. Nende näol on tegemist lahingumasinatega, mis on suure manööverdamis- ja laskmisvõimega. Eesti lahingujõud tõuseb masinate saabumisega Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase sõnul järgmisel aastal märgatavalt. Antud CV90 on ilmselt täna maailma parim selle valdkonna lahingumasin. Nende läbivus on väga kõrge, nad on väga hästi toimivad meie maastikul ja annavad meile palju liikuvust juurde. Samas demonstreeriti tank Leopard 1 põhjal tehtud sillatanki funktsiooni. Sillatank on üks 3 eriotstarbelisest masinast, mis Eesti Hollandilt lisaks lahingumasinatele ostutehingus saab. Sillatank võimaldab 22 meetri pikkuse silla kasutamist erinevate takistuste ületamiseks. Seda tüüpi masinad on militaarmaailmas väga väärtustatud ja neid hoitakse teenistuses aastakümneid. Hollandi 43. mehhaniseeritud brigaadi 44. pataljoni Bravo kompanii ülema kapten Albert de Jonge sõnul said täna esitletud lahingusoomukid tunda Eestimaa maastikul uusi väljakutseid. Masinate toimetulek soode ja metsade vahel oli väga hea. Oma panuse sellest andis ka 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon. We trained with the Scout Battalion and I was very much impressed by the professionalism of the Estonian officers. This is a little bit different training ground than we usually have in Holland. There are a little bit more swamps over here and also a lot more forest. Our colleagues from the Estonian Scout Battalion were very happy to see how their new vehicle can perform in areas like this. Esimesed masinad jõuavad elukutselise Scouts-pataljoni käsutusse järgmisel aastal. Kokku saab Eesti Hollandi kuningriigilt 44 jalaväe lahingusoomukit CV9035 ja 6 eriotstarbelist tanki.